Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja ma olen saanud väga palju positiivset tagasisidet eilse hirmuteemalise video kohta. Ma tänan kõiki ja ma tunnen, et ma tahan seda hirmuteemat veel jätkata. Räägin natukene oma kogemusest ja põhiliselt oma klientide kogemusest ja kõige lõpus räägime kõige suuremast hirmust. Aga see hirm ei ole meie oma. Hea uudis, kas pole? Nimelt, mul tuli meelde veel üks hirm, mis minul tegelikult on olnud väga varasest lapsepõlvest. See on hirm hülgamise ees. Ja seesama hirm hülgamise ees on olnud minu väga-väga paljude klientide ka selliseks baashirmuks, mis paneb meisse teatud mõtete kaudu teatud uskumused ja nende uskumuste kaudu siis mõjutab totaalselt meie käitumist. Nii et see endiselt kõik see saab alguse tavaliselt lapsepõlvest ja nii ka minul seesama hirm hülgamise ees, kui ma alguses ütlesin, et mul oli hirm, et keegi ei taha mind, selle sees või selle all ongi hirm hülgamise ees ja ma olen seda kandnud väga-väga-väga pikka aega. Näiteks ja see on avaldunud mul nii lapsepõlve kogemustes, kooli kogemustest, see on olnud mul hilisemas täiskasvanu eas, varases nooruses või varases täiskasvanu eas kui hiljem välja. Nüüd alles ma olen sellest nagu tasapisi vabanenud ja tänaseks ma võin öelda, et mul on sealt selle hirmu hülgamise ees sellest läbitulemisega seoses, ma võin nüüd öelda, et ütleme, ma ei saa öelda, et ma olen sellest läbi täielikult, et ma olen sellest täielikult vaba või et ma üldse ei tunne hirmu hülgamise ees. Ma tunnen seda, ütleme, ma arvan 20% sellest, mis kunagi oli ja ma arvan, et see on väga-väga suur tee läbi käidud või suur teekond. Ja see, kuidas ma kogesin lapsena selliseid hülgamisi hirme, näiteks üks selline esimene kogemus, mis tuleb, see loomulikult see oli pärit sellest samast kogemusest lapsepõlves või lastesõimes, kui ema jättis mind väga pikaks ajaks lastesõime. Ma olin muide nädal aega röökinud järjest, kui mind alguses lastesõime viidi, et polnud maha rahunenud suugi. Nädal aega jutti, et seda on päris palju. Ja üks selline kogemus, mis mul oli, ma mäletan seda, et ma läksin isaga pärast, isa tuli mul lasteaeda järgi ja läksime isaga pärast toidupoodi. Ja mina hoidsin tavaliselt isal oli selline portfell, nahast portfell ja mina hoidsin selle portfelli sangast kinni. Ja ühel hetkel ma vist lasin korraks lahti ja siis vaatasin, et aha, isa on siin samas, et võtsin uuesti sangast kinni ja kõndisin niimoodi ja siis tükk aega enne, kui ma siis taipasin ülese poole vaadata, et kelle sangast ma siis kinni hoinan. Ja see kogemus oli ikka täiesti õudne, sest see oli täiesti võõras onu, kelle sangast ma kinni hoidsin ja kelle sabas ma siis läksin ja ma mäletan seda, et pood oli paksult rahvast täis, seal oli mingid järjekorrad, see oli Vene aeg, nõukogude aeg, kus poes ei olnud, siis veel oli tegelikult kaupa, aga ma mäletan, et seal oli hästi palju rahvast, kõik sagisid ja totaalne hirm oli nagu, et isat ei olnud mul nähtaval ja sellised pisikogemused tegelikult moodustavad selle meie kogemuse lapse, mis me oleme saanud lapsena selle uskumuse enda sisse, selle, et niikuinii jäetakse mind maha, niikuinii keegi ei taha mind ja seda kogemust me ju mõistusega saame aru ka täiskasvanust peast, et ma olen absoluutselt väärtuslik, ma olen absoluutselt tahetud ja niikuinii, et keegi ei jäta mind lihtsalt niisama maha ilma mingi kindla põhjuseta. Aga olenemata sellest, meil on see alateadvuses sees see muster ja tänu sellele me
meie kiirgame välja energiat ju pidevalt, sellest me oleme vist rääkinud siin Valguse kanalil, ma ei mäleta nüüd täpselt, aga see, et meie elu sõltub ainult sellest, millist energiat me välja kiirgame igal hetkel, sest universum annab meile selle tagasi. Muide, see teema on meil käsitluses olnud, mul tuli praegu meelde, minu Facebooki ametlikul lehel Kaia-Liisa sisemise tarkuse kool, kus on universumi seadustest, seal on üle 60 live video, mis on sellised miniseminarid, mis ma tegin alustasin eelmise aasta märtsis nende tegemist ja seal on väga palju sellist informatsiooni, et kui sa ei ole veel neid vaadanud, siis soovitan vaadata, et sealt saad mõningat sellist taustainfot, mis aitab sul mõista seda maailma, kus me oleme ja kuidas me käitume ja miks me teatud viisil käitume, sest praegu on ääretult oluline kõikide nende asjadega tegeleda, sellepärast et nagu ma olen öelnud varem ka, et kui me liigume täiesti uuele sagedusele, siis seal uuel sagedusel sellised asjad võivad olla võimendatud ja meil võib olla väga keeruline emotsionaalselt nende hakkama saada. Aga nende hirmude ja nende alateadvusega siis, et kui ma alateadlikult kiirgan, ma ei ole ju teadlik sellest energiast, sellest, et ma olen need asjad alla surunud, see, mis uskumused mu sees on, me ei ole nendest teadlikud ja aga me kiirgame seda välja sõltumata sellest, kuna see alateadvuses, see energiamuster on meisse salvestatud ja loome sellele vastavad kogemused, mis kinnitavad meile meie uskumuse õigsust. Ja sellistest pisikestest kogemustest, kuni näiteks koolis ma kogesin sellist situatsiooni, kus ma istusin algklassides esimesed 4 aastat ühesõnaga oma pinginaabriga ja siis 5. klassi alguses tema teatas mulle, et tema läheb, istub teise klassikaaslase kõrvale ja hakkab tema pinginaabriks ja mis te arvate, mis ma tundsin? Loomulikult ma tundsin hülgamist, tunnet ja seda ma väga-väga pikalt, ma sisuliselt väga hiljuti veel, ma olen nende teemade peale mõelnud, ehk siis ma kannan seda kogemust kogu aeg kaasas, aga see ei ole tegelikult tark tegu. Ja siis ma olen sellist hülgamishirmu tundnud suhetega seoses ja see on just see kogemus, mida ma näen oma väga-väga paljude klientide pealt, kes kogevad sellist samasuguseid baashirme, ehk siis hirm hülgamise ees, mis on pärit lapsepõlvest, mis võib tulla väga-väga erinevates situatsioonides, tavaliselt sellest, kui meie vanemad täiesti teadmata ei ole emotsionaalselt kohal. Ma ei räägi füüsiliselt kohal, vaid emotsionaalselt kohal. Ja seal võib olla väga palju erinevaid põhjusi. Seal võivad olla täiesti korralik perekond, kus ei jooda, ei suitsetata, kõik saavad omavahel läbi, aga mingil põhjusel näiteks üks või mitu lapsevanemat on näiteks liiga palju tööl või teevad hästi palju tööd ja on kogu aeg ära ja lapsed tunnevad siis ennast selle kaudu hüljatuna. Või siis, et muidu ka täiesti normaalne pere, aga vanemad tülitsevad ja vanemad tegelevad siis omavaheliste situatsioonide lahendamisega ja nad ei ole emotsionaalselt laste jaoks kohal. Või siis loomulikult erinevate sõltuvustega vanemad, need loomulikult lapsed tunnevad täpselt samasugust sellist hülgamishirmu ja nii edasi, võid olla liiga ranged vanemad, ma ei tea, sellised liiga usuhullud nii-öelda võivad olla, et see väga, mis iganes, paljulapselised pered, kõikides need loovad tegelikult algselt täiesti tahtmatult hülgamise kogemuse lapsele, mida me hakkame siis täiskasvanuna siis läbi mängima ja kiirgame seda energiat välja ja täiesti tahtmatult loome endale selliseid situatsioone, et see oli üks selline teema, mis ma tahtsin siin hirmuga seoses veel öelda, et väga-väga paljud on selle kogemusega ja tulevad ka ükskõik mis situatsiooniga või mis murega tullakse minule teraapiasse, siis viimasel ajal hästi palju on sealt alt tulnud välja just seesama hülgamise hirmu ja sealt tuleb välja ka hirm hülgamise ees on hästi tihedalt seotud väärtusetuse tundega. Ja see on üks teema, mida me tõenäoliselt ka varsti käsitleme, sest seda on ka väga-väga paljudel inimestel. Aga lubasin teile rääkida ka sellest, mis on maailma kõige suurem hirm praegu. Ja et see ei ole meie oma. See on
tumedate jõudude hirm. Meie enda väe ja valguse ees ja selle ees, et me ei tunne hirmu. See on tumedate jõudude kõige suurem hirm ja paneb neid erineval viisil meid ründama. Ja nendest energeetilisest rünnakutest räägime tõenäoliselt kas järgmises või ülejärgmises videos, sest seda on viimasel ajal väga paljud märganud ja see on tõsine teema, millest peaks olema teadlik. Nii et mina soovitan endiselt, hoiame oma vibratsiooni kõrgel, vaatame oma hirmudele otsa, sest samal hetkel, kui me neid jälgima hakkame, nad hakkavad järjest vähenema. Ehk siis teadvustamine on punkt number 1 ja teine on see, et kohal olla, tunda see hirm ära, olla selles hirmutundes, sest sel hetkel saab ta hakata lahustuma. Sest ma olen varem ka öelnud tõenäoliselt mingites kursustel või videotes võib-olla isegi, et kui me oleme kohalolu selles tundes ei tapa meid. Tapab hirmu pidev tundmine, sest emotsioon või hirm iseenesest on meie kahe kõrva vahel olev illusioon või õigemini seda ma olen öelnud, et hirmu tunne ei ole illusioon. Me tunneme tõesti reaalselt seda hirmu, aga see põhjus on illusioon, mis loob seda tunde. Nii et ja lõppude lõpuks tunde tundmine ei tapa meid. See on ka hästi oluline, et ma olin vist umbes 20 aastat tagasi, kui ma olin ise emotsionaalselt väga raskes seisus erinevate hirmude ja kõige sellisega seoses, siis ma kirjutasin endale külmutuskapi peale, et hirm ei tapa. Ja see aitas mul, või üldse, ma ei kirjutanud isegi hirm ei tapa, ma kirjutasin tunded ei tapa, sest kõik valusad tunded, mis tulevad hirmust lähtuvalt, neid on meil väga palju ja selline meeldetuletus, ma usun, et aitab nii mõndagi. Et kui mitte sind, kes sa seda vaatad, siis võib-olla kedagi sinu lähedal olevat, keda võiks see omakorda aidata. Nii et kui sa tunned, et sellest nendes hirmu teemaga videotest on kellelgi abi, siis jaga julgelt, sest mida rohkem sa ise annad, seda rohkem sa ise saad. Nii et tänaseks mina lõpetan ja ilusat päeva sulle, armas valgusolend.